Hea kõrgkoolipere ning külalised nii siin kui ka otseülekandes. Mul on hea meel, et olete tulnud osa saama kõrgkooli jaoks väga olulisest sündmusest. Sellepärast, et just täna siin sõlmitakse pidulikult kõrgkooli õppimise ja õpetamise hea tava. Head tava on tegelikult meie kõrgkoolis hoitud juba aastaid, aga arengukava muudatustest tulenevalt on valminud uus ja värske hea tava, mis mitmete inimeste koostöös on kirja pandud ning mille pidulik vastuvõtt täna just siin aset leiabki. Enne pidulikku sõlmimist palun kõnelema rektori Ulla Preedeni. Nii, tere veel kord. Mõned inimesed juba tuttavad avaaktusest, mõned inimesed lisandunud, aga hea meel teid kõiki tervitada. Ja mina ise tegelikult pean ennast nii-öelda kõrvaltseisjaks. Meie päevakangelased selles osas on väga selgelt õppurid ja meie õppejõud ja need inimesed, kes kõik selle hea tava kokkukirjutamisega olid seotud. Ja ma kindlasti tahaksin rõhutada, et see pole mitte midagi kõrgkooli jaoks uut, et loomulikult head tavad oma erineval viisil on siin alati olnud, akadeemilisele eetikale on alati tähelepanu pööratud, see on olnud väärtustatud ja oluline, see on osa kvaliteetse hariduse tagamisest. Aga oma olemuselt tõesti selle õppimise ja õpetamise hea tava sellisel kujul, sellises versioonis, see on esmakordne. Minu arvutiekraanil, siis kui me 2020 ja 2019 lõpust terve 2020 aasta uut arengukava kõrgkoolile kokku panime. Väga erinevad kohtumised, väga keeruline aeg oma sellise ajastu mõttes, koroona pandeemia ja haigusmöllas ja kokkusaamised suuresti virtuaalsed. Aga vaatamata sellele oli mul selline kollane lipik, nagu ikka märkmelehed, minu üks hea viis meelde jätta ülesandeid ongi, et ma kirjutan tavaliselt need endale ülesse ja jäävad silme ette. Ja seal selle kollase lipiku peal minu arvutiekraanil oli õppimise ja õpetamise hea tava ja juhtimise hea tava ja siis veel võrdse kohtlemise hea tava, sinna me veel jõuame ja juhend, aga me oleme esimesena ametlikult valmis saanud ja ka nagu sõlmimise hetke mõttes saame rohkem tähelepanu pöörata just õppimise ja õpetamise heale tavale. Ka juhtimise, mis on oluline kõrgkoolis, hea tava on tegelikult valmis, aga seda veel pole sel moel vastu võetud ja küll te sellest ka siis kindlasti kuulate. Et korra meenutasime, meil oli siin mõned eelmise nädala lõpul veel arutelu, et kas tuleb rektor, tuleb õppeprorektor rääkima, sest olgem ausad, valdkonna vastutus ja Kersti eestvedamine kõikides nendes tegevustes on väga-väga oluline, nii et sama hästi oleks tema kindlasti osanud neid häid mõtteid teiega jagada. Aga meenutades siiski, et mis see on, et mis see areng ja mille pärast me üldse neid tavasi, et nii õppimise kui õpetamise kui muud kokkulepped, et miks nad on üldse olulised, miks me vajame selliseid ühiseid kokkuleppeid. Sellepärast, et kõik muutub niivõrd kiiresti, et me jõuaksime selles mõttes omavahel ühisele arusaamisele, mis see hea on, et Kersti meenutas, seal kõrvalpingis küsisin ka, et mis need tema märksõnad on, et kui siin 8 aastat tõenäoliselt tagasi, et varsti 7 aastat ametis, veidi teises rollis, et siis me rääkisime plagiaadi tuvastusest kui mingist väga suurest ja võib-olla natuke erilisemast asjast, mis meid kõiki puudutab. Täna on see väga loomulik osa ja meie mured on teistsugused. Ma mäletan, ma ei tea, kas see oli 2 või 3 aastat tagasi, kui meil on traditsioonilised infopäevad õppejõududega ja siis, kui ühel hetkel õppejõud rääkisid, et igasuguseid nutikaid viise on täna välja mõeldud kelladest ja ma ei tea, mingitest väga erilistest vidinatest, et kuidas me siis tegelikult spikerdame, kuidas me petame selleks, et aidata ennast paremini eksamil. Ja siis
kuhu me oleme tänaseks jõudnud, olen kuulnud väga emotsionaalselt needsamad tehisintellektid ja tegelikult tuleb kontrollida ka inimesi, kes kõnepuldis kõnesi peavad, et kas need on ikka selle inimese kirjutatud või tegelikult on ta andnud selle ülesande sellele nutikale arvutile ja täpselt samamoodi on õppuritega. Ja siinkohal ongi hea tava. Me tegelikult võiksime teha igasuguseid asju ja võib-olla needsamad masinad ja tehisintellektid ongi meist nagu mingil viisil nutikamad, aga me ei tee seda sellepärast, et me tahame teha asju hästi ja me ei taha ainult asju teada, vaid me tahame ka neid mõista ja me ei mõista. Me võime muidu siis suurepäraselt need tööd kirjutada ja suurepärased vastused saada ja teha justkui kõike õigesti, aga me ise tegelikult ei mõista seda. Nii et selline õppimise ja õpetamise hea tava on osa koolist ja ma väga loodan, et väärtuste süsteemis, selles olemuses, kes me oleme, see süda õige koha peal, mis kõrgkooliga koos käib, me tahame päriselt ise õppida, ise õpetada. See on ka õppejõududele, ka nemad oma materjali kasutamisega, ega see ei ole siis ainult õppuritele. See on kõikidele töötajatele, mulle endale, kui ma kõnesi pean, kas ma tsiteerin ja nii edasi. Et me kõik peame mõtlema nendele erinevatele aspektidele, et me mõistaksime. Nii et õppimise ja õpetamise hea tava on nüüd valmis ja suurepärased inimesed, kes on seda eest vedanud ja toimetanud. Suur tänu teile ja aitäh! Ja minu poolt siis praeguseks kõik veel kord toredat päeva ka ikka. Aitäh rektorile! Õppimise ja õpetamise hea tava tuleb kõrgkooli õppurite poolt tervitama üliõpilase esinduse liige Aiki Rattor. Austatud rektor, saalis viibijad, videosilla vahendusel jälgijad, mul on hea meel kõiki aktsial osalejaid üliõpilasesinduse nimel tervitada. Kui guugeldada hea tava, tuleb välja mitmeid dokumente, mis tundusid rohkem nagu reeglite kogumid. Meil on hea meel, et meie kõrgkooli hea tava koosneb pigem eesmärkidest, mida üheskoos kooliperega saavutada. Samuti on meil hea meel, et üliõpilasesindust nähti kui võrdset partnerit, kelle arvamust ja hinnangut kuulda võtta. Nagu ka hea tava ette näeb, oleme õiglased, objektiivsed ja erapooletud, väärtustame õppejõudusid ja õppureid kui võrdseid. Üliõpilasesindus võtab endale eesmärgiks see dokument tudengiteni viia ja neile seda tutvustada. Kuid ei saa mainimata jätta, et meie kooli tudengid on juba väga tublid ja innukad. Seda näitab ka meie koolile usaldatud kõige mainekama kõrgkooli tiitel. Seega on hea tava nagu peegeldus meie õppuritest ja rohkem meeldetuletuseks jätkata seni tehtud head tööd, mis meid siiamaani on toonud. Üliõpilasesindus soovib kõigile ilusat kevadsemestrit ja hea tava järgimist. Aitäh Aikile! Õppimise ja õpetamise hea tava koostamine on olnud mahukas protsess, kuhu on olnud kaasatud tegelikult kogu koolipere. Lähemalt kogu protsessist endast ja heast tavast tuleb nüüd kõnelema akadeemilise eetika töörühma juht ja õppejõudude esindaja Kerli Uusberg. Armsad kolleegid, head õppijad, kõik külalised. Täna on mitmeski mõttes pidulik ja eriline päev. Kõrgkoolipere liikmetena alustavad selle maja seinte vahel oma teekonda suur hulk teadmisjanulisi ja särasilmseid uusi õppureid. Oma teekonda professorina alustab kõrgkooli päris esimene professor. Ja meie kõik koos alustame ka ühe uue tavaga, õppimise ja õpetamise hea tavaga. Õppimise ja õpetamise hea tava on oma olemuselt väärtuspõhimõtete kogum, mis ei ole sisulises mõttes, nii nagu ka rektor ütles, meie jaoks mitte midagi uut. Läbi aastakümnete, võib vist nii öelda, oleme me kõigis oma tegevustes kõrgkoolis nendest põhimõtetest lähtunud ja neid järginud. Tervishoiu erialadel on väga tugev kutseväärtuste baas. Ka õppimine ja õpetamine on sügavuti väärtuspõhine protsess.
teadus- ja arendustegevus toetuvad samuti selgetele eetilistele alustaladele. Ja seetõttu on väga loomulik, et kõrgkoolis, kus kohtuvad tervishoid, õppimine ja õpetamine, teadus- ja arendustegevus, mis on nii-öelda kohaks väga paljudele inimestele, kus õppida ja töötada, püütakse need väärtused ühiselt sõnastada ja ka kokku leppida. Nii et sisulises mõttes ei ole tegemist millegi uuega, küll aga vormilises mõttes, sest sellisel moel ei ole me varasemalt neid põhimõtteid kokku leppinud ja sõnastanud niisugusel moel, et need puudutaksid kogu kõrgkoolipäret ja oleksid meile kõigile ühtviisi aktsepteeritud. Töö õppimise ja õpetamise hea tavaga on kestnud nüüdseks juba 2020. aastast otsapidi ja selle aja jooksul on tehtud väga palju loetud, kirjutatud, analüüsitud, tagasisidet vastu võetud, arutatud, vaieldud, kritiseeritud, tehtud ümber, uuesti loetud, veel kord ringi tehtud. Nii et ma olen väga tänulik kõikidele nendele inimestele, kõikidele headele kolleegidele ja õppijatele, kes on selles protsessis oma osa andnud, kes sellesse panustanud. Loomulikult minu kõige suurem tänu akadeemilise eetika töörühma liikmetele, kes on näinud tohutult palju vaeva ja teinud väga palju tööd, nii et ma ei näe, kas te kõik olete siin kusagil ka olemas, aga väga suur tänu Maive Mõttus, Ave Gutman, Liana Kurg, Mai Treial, Eva Roots ja loomulikult meie töörühma kõige esimene juht Marge Mahla, kes selle tegevusega alustas. Ma tahan väga tänada ka Kersti Viitkarit rektoraadi poole pealt nende heade nõuannete ja suuniste eest, mis ennekõike aitasid jõuda lõpuks selle tulemini, mida me täna alla kirjutame, et küsimused selles osas, et kui detailne, kui pikk, kui abstraktne või konkreetne peaks üks hea tava siis lõppkokkuvõttes olema. Nii et suure töö ja pikkade arutelude tulemusena on hea tava kokkuleppesse kokku saanud 9 olulist väärtuspõhimõtet. Need tulenevad tegelikult üldisematest väärtuspõhimõtetest, millel baseerub kogu meie kaasaegne elukorraldus, õppimine, teadustöö, kollegiaalsed suhted. Nendeks on tõesti inimõigused, kõrgkooli põhiväärtused, ausus, lugupidamine, innovatsioon, õppijakesksus, aus ja läbipaistev teadus, akadeemiline vabadus ja mitmed teised. Aga hea tava ei ole kindlasti selline konkreetne tegevusjuhis, kus me saaksime näpuga järge ajades vaadata, et kuidas me mingisuguses olukorras käituma peaksime. Et valikute tegemine, kaalutlemine ja otsustamine jääb ikka meie enda kanda. Küll aga on hea tava seotud mitmete kõrgkooli ja ka väljaspool kõrgkooli olemasolevate dokumentidega, kus tõepoolest on täpsemalt kirjas see, kuidas erinevates olukordades neid hea tava põhimõtteid tuleks mõista ja rakendada ja käsitleda. Nii et ma väga loodan, et see hea tava saab olema just nagu sild väärtuspõhimõtete ja erinevate praktiliste olukordade ja arvamuste vahel. Ja täna sellel hetkel, kui me selle hea tava vastu võtame ja allkirjastame, tegelikult ei lõpe mitte midagi, lõpeb väga väike osa. Palju rohkem on alles algamas. Sest selleks, et see hea tava oleks tõepoolest hea tava, mitte ainult head sõnad, on meil kõigil väga palju ära teha. Isikliku eeskuju, vastutuse, tähelepanu juhtimise, nende põhimõtete teadliku järgimise ja arvestamisega, ka kriitilise pilguga, märkamaks võimalikke kitsaskohti. Selleks, et kujundada kõrgkoolis hea eetiline kliima, et siin oleks hea õppida ja töötada, et siin sünniks aus ja läbipaistev teadus, kaasaegne innovatsioon ja arendus. Nii et veel kord suur tänu kõigile, kes on selles protsessis kaasas olnud, tänu selle eest, mida te olete teinud, aga veel suurem lootus tulevikku vaatavalt, et see hea koostöö tegelikult jätkuks ja siit me saaksime koos edasi minna. Aitäh! Aitäh Kerlile! Aga nüüd ongi käes see pidulik hetk, kus palume õppurite poolt esindajana siia Aiki ning õppejõudude poolt esindajana Kerli ning üheskoos sõlmitaksegi Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppimise ja õpetamise hea tava. Palun!
aitäh kõigile, kes on andnud panuse hea tava valmimisse. Üheskoos tegutsedes ning hea tava jälgides saamegi luua keskkonna, kus on hea õppida, õpetada ning töötada. Hoidke neid põhimõtteid endaga kaasas ja märgake üksteist. Aitäh teile!